Tere õhtust kõigile, kes te juba tuppa sisenete. Hea meel, et tänasesse loengusse on nii palju rahvast tulemas. Ilmselt teema on huvitav, võib-olla ka mõneti valus, aga proovime sellest valukohast ilusasti ja meeldivat, eks ju, läbi minna. Ja kõige tähtsam on see, et kui meil on olemas lahendused, mis kõigepealt meil peavad olema teadmised, just. Ja tegelikult ma täna tahan rääkida hoopis teemal valikud, just nimelt valikud. Seepärast, et me võime ju teada, me võime ju orienteeruda, meil võib teinekord meelest minna, aga kui me enam-vähem oskame sellel maastikul nii-öelda kaarti lugeda, siis juba on lihtsam. Juba me teame, kes on vähem ohtlik, kes on see kurjam, kes on võib-olla see, keda ei tasugi nii väga peljata. Aga ma unustasin küsida, kas on mind ikka näha ja kuulda. Aitäh, Agnes. Panen teie mikrid praegu tasa, sest tundub, et miskid kellelgi on sees, aga las ta olla praegu. Ja tõepoolest, ma rääkisin siin väiksemates ringkondades ja suuremates gruppides ja just teile rääkisime ka lümfiterapeut Anneliga, kes juba, ma usun, et osadele teist on väga hästi tuntud, osadel on põhjust äkki temaga tuttavaks saada. Kohe räägin ka, kus kohas saab seda teha. Aga me rääkisime sellest, et inimeste teadlikkus ausalt öeldes ei olegi nii väga muutunud. Miks ma seda räägin? Ma eile jutu sees korraks nagu läksin emotsionaalseks, mõtlesin, no kuulge, come on, minu meelest praegu on need igasugused tehisintellektid, kes annavad sulle ainult küsi jumala pärast. Selge see, et seal tehisintellekti infost tuleb ka osata orienteeruda. Aga jutu sees siis ma ütlesin, no pagan, ma ju loen aeg-ajalt seda kosmeetikaootude asja või siis jagan oma seda videot. Ja siis tuli ka see koht, et issand jumalaga ma viimati rääkisingi sellest 4 aastat tagasi. Ehk siis 4 aastat minu tegemata tööd on nüüd siin selles tänases veebiloengus. Ja miks selline veebiloeng? Aga sellepärast, et meil on käimas siis selline hästi äge väljakutse, nägu nooreks, ehk siis nooruslik nägu väljakutse, kus me kasutame puhtaid loodustooteid. Ja nüüdseks meil on juba, issand jumal, natukest aega me oleme seda väljakutset teinud ja tulemused on fantastilised, mis naised jagavad. Ja eelkõige teate, mis ma räägin sellest pärast poole, seepärast, et seal on neid jagamisi huvitavast kohast või ütleme taipamise kohast ja see sobib slaidi juurde, kus me räägime hormoonidest. Aga lähme siis edasi. Kui keegi siin vahepeal sisse tuleb, eks ma siis proovin silma peale hoida, et sisse ka saab. Nii et kes mina olen ja miks mina neid jutte räägin? Eelkõige ma räägin neid jutte kui biokeemik ja kehapraktik. Uskuge mind, ma olen selles valdkonnas mitte lihtsalt pädev, vaid ma olen selles valdkonnas päris piisavalt kaua tegelenud. Ja mis puudutab näonahka, siis minu selliseks minu selliseks kliendibaasiks või minu peamised kliendid pikemat aega olid võistlevad tüdrukud ja fitness tüdrukud. Ja seal on nahkadega nii nagu ta on. Esiteks on see raske sport, kui seda üldse spordiks nimetada saab, sest see kurnab korralikult keha ja hormonaalsüsteemi. Aga sealt tulid ka need agad, millele oli vaja leida lahendus. Ja lahendus tuli leida kui biokeemikul ja tuli leida kui loodustoodete loojal ja tootjal ja tuli leida kui toitumise endokrinoloogil. Ja siis tulid ka juurde need asjad nagu lõõgastusterapeut ja kehapraktika ja muidugi ma olen veel ka aromiterapeut ja aromipsühholoog, nii et ma tean, millest ma räägin ja ma räägin sulle täna rohkemgi veel
sellepärast, et võib-olla mõnda asja tõesti on net täis ja mõnda asja sa saad vaadata nende veebilehtedel, kuhu sa toksid nime sisse või piisab teinekord ka triipkoodi skaneerida, äppe, lahendusi, kõike võimalikud asju on olemas, aga räägin sulle täna telgitagused ka lahti. Just nimelt telgitagused kui loodustoodete looja ja tootja kui biokeemik. Nii et see, mis täna sulle siin tahan sulle pakkuda, tahan sulle rääkida, on siis tõde ja selles mõttes tõde, et vaata, me võime siin inimestele igast asju välja mõelda ja turundus võib igast asju sulle välja mõelda ja pakkuda, aga keemia ei valeta ja keemia valemid ei valeta ja nendes ma orienteerun päris hästi. Okei, aga nahk on meie keha suurim organ, kes kuulas minu eelmist sellesama väljakutse raames tehtavate loengusarja siis juttu, kus me rääkisime väga palju nahahoolitsustest, siis täna ma tahan siia juurde lisada hästi olulist momenti. Evolutsiooniliselt, just nimelt evolutsiooniliselt ja kes mind varem on kuulnud või kuulanud, käinud meie erinevates töötubades ja laagrites, siis te teate, et mulle meeldib rõhutada. Inimene on endine kala. Me tuleme sealt ookeanist, me oleme sealt arenenud ja evolutsiooniliselt me oleme loodud naha kaudu hingama. Lisaks sellele nahk on tõesti väga sensoorne organ. Me läbi naha tajume, me läbi naha tunnetame, me läbi naha sõna otseses mõttes ju reageerime ja oleme koosmõjus ja koostoimes ka välise keskkonnaga. Ja ongi tõestatud, et kõik meie epidermise ehk siis naha pealmise kihi rakud reageerivad nii seespidiselt ehk närvisüsteemi signaalidele, kui ka toovad väljaspoolt neid samu keemilisi sõnumeid ja kõike seda kehas kantakse läbi neurotransmitterite ja hormoonid. Jäta sõna hormoon meelde. Palun jäta täna sõna hormoon meelde, sest sellele ma tahaks rohkem ja rohkem tähelepanu pöörata. Ja siit aga lähme edasi, meil tuleb ka laager, miks ma otsustasin, et ma pean selle laagri jutu, panin siia kohe enne algust selle slaidi ettepoole. Teate, mis meil on päriselt jäänud viimased kohad. Ma täna räägin sellest laagrist, ma täna viitan õigemini sellele laagrile päris palju, sest selle laagri alapealkiri, ja ta on holistiline spa-laagri, aga selle laagri alapealkiri on hormoonid, emotsioonid ja aroomid. Ja selle laagri raames toimub meil ka juba teine Eesti unikaalseim talassoteraapia päev, seepärast, et seda sa ei koge mitte kuskil mujal, ei üheski spaas ei ole võimalik seda teha, sest seal on kloorivesi. Aga meie kasutame merevett, õigemini taastatud merevett. Ja ka sellest talassopäevast ma pean täna mainima lausa mitu sõna, sellepärast, et need asjad on kõik omavahel seotud. Aga teate mis? Vaata korraks neid naisi, kes siin tünnis hästi mõnusasti ennast tunnevad. Nad on rõõmsad, nad on lõugastunud, sellepärast, et on olemas ka selline variant. Ma ei tea, kas see video läheb nüüd käima või ei lähe. Isegi kui ta ei lähe, siis te umbes saate mingi tehniline teema on siin. Las ta ole. Aga isegi selle pealt sa saad aru, et midagi on siin juhtunud. See, kui mäletate, oli üks, mitte mäletate, neid juhtub alatase, et nafta reostusega, kui see juhtub kusagil, siis eelkõige saavad kannatada mereelanikud. Ja lindude jaoks on see sõna otseses mõttes katastroof, sellepärast, et nende sulestik ju kleepub kokku, nad ei ole võimelised lendama. Nad ei saa sealt ära minna ja ei ole midagi kurvemat kui see vaatepilt, kui nad üritavad seal, kui keegi tahab seda südant lõhestavad neid tokke vaadata, siis toksige sisse on ju birds in the oil split või mis seal iganes annab teile variandid ette, siis see on südant lõhestav vaatepilt, kuidas nad püüavad sealt sellest naftaloigust minema lennata, aga nad ei saa. Sest nende tiivad on kokku leepunud ja see on tegelikult jube. Aga halb uudis, ma juba siin hoiatasin ette ära, et mul on 2 halba uudist teile täna. Head on ka, mõned on pärast poole, et räägime kõigepealt halvad uudist ära, nagu ikka kombeks on. Et suur osa kõikidest nendest sünteetilistest ehk mitte looduslikest komponentidest on naftasaadus. Biokeemik, ma tean, millest ma räägin. Ja veel kord, nahk on meie sensoorne organ,
ega me veel kord, inimene on endine kala, me tuleme mereveest, me oleme selle merekeskkonnaga harjunud ja vaata, kui halvasti tunneb ennast mereelanik seal, kus on nafta tal ümberringi. Just niimoodi. Ja kui me nüüd vaatame veel korraks, kui ma ei saa nüüd öelda sõna võigas, et mõne jaoks on nafta ikka selles mõttes äri ja kuld või loomulikult. Aga nafta on täpselt selline vedel, kleebuv ja ta on mineraalne. Ehk seal, põhimõtteliselt seal nagu elu ei ole, sest ta on elus olendite, kunagiste elusolendite nii-öelda jääkprodukt. Sünteetilised ja naftapõhised ained, eks ju, osad neist ma ei saa otseselt öelda, et nad on naftast sünteesitud, aga sellegi poolest ma võin väita, et ikkagi nende algne tooraine on nafta ja nii see paraku on, sest meil polümeere ja muid asju ei ole võimalik mitte kusagilt võtta, see on nafta, just. Ja vaatas, nendega on säärane loll lugu, et meie keha ei oska neid lagundada. Need ei ole evolutsiooniliselt meie ümber, meie keha küljes olnud. Ja nad jäävadki võõrkehadena sinna kudedesse ja organitesse sõnas mõttes tilpnema. Nad ei kanna infot, nad ei ole orgaanika, nad ei ole selles mõttes orgaanika, et nendel ei ole seda infot, seda elusat infot ehk siis seda elektromagnetlaengust selles mõttes, mis meie kehaga ühildub. Ja seda infot meie rakud ei suuda lugeda, mis nendel on. Sest ta võib olla ka nende jaoks eksitav, kuna osad sünteetilised ained on nii osavad ja inimkäed on hästi osavad igast asja looma, siis need osad ained võivad isegi matkida või sellega ka häirida meie hormonaalsüsteemi toimimist. Näiteks östrogenilaadsed ühendused, neid nimetatakse xenoöstrogenideks, nendest räägime täna ka natukene, aga mis on kõige traagilisem, ma toon korraks tagasi selle õnnetu linnupildi. Jäta see endale meelde, teinekord, kui sa teed oma kreemidopsilaati, mis kubiseb igasugustest sünteetilistest ainetest, ta võib olla hästi lõknav ja seal võib olla hästi siidine struktuur. Siidisest struktuurist ma räägin sulle täna ka. Siis jäta see pilt meelde ja vaata nüüd sinu naha peal elab tegelikult sinu kaitsevägi, naha mikrobioom. Ja ta elab meie lipiidsel barjääril, ehk siis selle rasvasel kihil, mis meie naha peale jääb. See sai eelmine loeng ilusasti kõik ära rääkida, nii et täna seda üle ei korda. Ja kuna meie keha ei oska neid lagundada, ta ei oska nendega mitte midagi teha, ta ei loe nende infot, ta ei saa aru nende koodist, siis kogu see kubatus koormab meie makse. Koormab meie neerusid ehk väljutussüsteemi, närvi ja immuunsüsteemi otse loomulikult. Sellepärast, et ta läheb hormonaalsüsteemi kallale. Hormoonidest rääkides. Ma mainisin, et nad nagu imiteerivad, mimikreerivad, jäljendavad või lausa blokeerivad meie keha hormoonide toimet. Eriti siis östrogeni, testosterooni ja kilpnäärmehormoone. Ma teen siin ühe väikese kõrvalpõike, ma mainisin ära, et sai päris pikka aega tehtud koostööd siis või sai tehtud tööd võistlevate tüdrukutega, kes kogu aeg üsna tihti määrisid endale midagi peale, võistluste grimmist rääkimata ja nii edasi. Ja päris mitmel, ma ei saa öelda, et see on nagu omane sellele spordialale, aga väga palju hakkas tulema ka seda kilpnäärme probleemi. Ja kui ma õppisin Charles Krigmani akadeemias, minu jaoks oli õigemini ja kahjuks minevikus, on tegu siis maailma fitnessi, ma ei tea, korüfee jumalaga, kes siis sõnas mõttes oma pika üle 20-aastase empiirikaga tegelikult seletas meile ka palju asju lahti. Ja minu jaoks, kui ma esimest korda teda kuulasin, tema nulltolerants igasuguste sünteetiliste ainete suhtes pani toona imestama, see oli aasta 2015, kui ma ei eksi, ikka 10 aastat pärast, kui kuulasin teda. Ja eriti ilmekas oli see, et ta näiteks ei teinud mitte kunagi Londonis üle päeva kestvaid koolitusi, need olid alati ühepäevased seminarid. Miks? Ta ei ööbinud mitte kunagi Londoni hotellides, mitte et nad on pahad hotellid, kindlasti on nad head, aga Londoni vesi on kõlbmatu. Seepärast, et kõik need igasugustes
rasedusvastaste preparaatide, jääkained ja igasugune muu trämi, mis me kasutame olmehooldus ja mis iganes vahendites, kogu see sünteetika, ega filtrit teda kinni ei püüa, ta olbib seal ees. Ja siis, kui ta sellest nagu rääkis, ma hakkasin ka veel rohkem asja vastu huvi tundma, viisin asjad omavahel kokku, põhjus, seos, tagajärg. Ehk nüüd tulen siis selle väite juurde välja, et kui tüdrukute käest see ära võetud kõik topsid, kes seal nutis, et minu Gucci kõige lõõnavam kreem ja nii edasi, ilma selleta kui nahkupuid. Ma kohe räägin sellest ka. Aga kui nendega jäeti hüvasti ja mindi üle teiste lahenduste peale, siis ka kimpärmed ja muud süsteemid tegelikult taastusid tulid. Okei, aga ühesõnaga, neil on see omadus, ma mõtlen siis nendel sünteetilistel tüüpidel, mitte lihtsalt siis, kuidas nad siis imiteerivad meie kehahormoone. Nendel on omadus või võime seostuda meie kehahormooni retseptoritega. Kes kuulas minu östrogeeni loengut, teavad, et meil on olemas kehas iga raku küljes mingisugused retseptorid, nagu andurid, ja sinna siis peab see vastav info tulema ja kui see retseptor on A hõivatud, B tundlikkus puudub või on halvenenud, siis seda imet meie kehas ei toimu. Ja vot nüüd need sünteetilised poisid, nad nagu kaaperdavad selle retseptori, aga nad ju ei suuda seda normaalset reaktsiooni käivitada, sest nendel puudub meie just nimelt eluline info, eluline, oluline info. Retseptor on hõivatud, aga rakus ei toimu mitte midagi. Saate aru, kus teinekord meil hakkavad igasugused hormonaalsed hädad pihta, lihtsalt kreemituumist. Kõik silikonid, glükoolid ja sünteetilised emulgaatorid, kõik nad on võimelised tegelikult, kuidas ma nüüd ütlen, turunduslikult see kõlab nii, nad parandavad naha seda läbilaskevõimet, parandavad, tegelikult nad muudavad meie naha oimetuks ja kõik see, mis ei ole hea, suudab sinna sügavamatele kihtidesse minna. Õnneks dermasse ei pääse mitte keegi, aga sellegi poolest meil on ka kapilaarne vereringe ja miskid sinna vereringesse otse loomulikult jõuab. Nii et jällegi kõik see koormab maksa neerusid ja tõstab stressi hormoone. Jäta see koht meelde, et kellel on siin kõrge kortisoliga või pideva ärevusega probleemid, kohe varsti seletan selle kohale. Ja kui veel hormoonidest rääkida, siis võtan korra ette selle östrogeeni loengu, et kes seda veel kuulata tahaks, siis ma ütlesin, ma täna mainin mitu korda seda meie juulikuu laagrit, nii et seal tulevad erinevad hormoonijutud, veel kord, laagri alapealkiri ongi hormoonid, emotsioonid ja aromid. Aga rääkides siis östrogeenist ja progesteroonist, need on siis naise tervise ühed kõige olulisemad hormoonid. Siis parabenid, talaadid, sünteetilised UV-filtrid, silikonid ja nii edasi. Nemad nagu stimuleerivad neid östrogeeni retseptoreid üle ja põhjustavadki sellega siis ka selle kõrge östrogeeni dominantsuse, sellepärast, et nad on isegi nime saanud ksönoöstrogeenid. Sellepärast, et nad kaaperdavad justkui nagu selle retseptori keha, ei saa aru, miks funktsiooni ei toimu, proovib ise ka, eks ju, juurde toota ja vot siis ongi. Östrogeen on kõrge. Kuidas välja näeb? Menstruaaltsükli häired, vedelikud, peetus, paistetused, kaalutõusud, pilmkeha, eriti allpool pildi peal näeb. Meeleolu, kõikumised, ärevused, erinevate kasvajate riskid ja loomulikult ka need kasvajad, mis jääb reproduktiivorganitest, siis polütküstoosid ja mis seal iganes on. Aga nendest jah, tolles loengus pikalt rääkida, laagris räägime veel. Et võt, see on nende nii, kas mul nende östrogeeni asjad ja rääkisime ära, salvestatud vist sai ka, ma loodan, okei, aga lähme edasi. Teine seltskond, mis te naised arvate, et meil pole testosterooni vaja, muidugi on natukene vähem kui meestel, aga sellegi poolest, aga meestele on seda eriti oluliselt just nimelt pika eluea ja terve eluea tõttu tarvis. Täpselt samamoodi talaadid, silikonid, kõik need pindaktiivsed ained, säilitusained võivad blokeerida neid samu androgeene, ehk siis neid niinimetatud meeshormoone ja meestel põhjustavad libido languse. No, eks te kõik teate, mis see tähendab.
energiapuuduse ja viljakuse languse. Naistel täpselt samamoodi langeb libido, kus tekib see, et ei tahagi nagu mitte midagi ja kui mõlemad veel linnast ilusasti ära kreevitavad ja igasuguste šampoonidega ära pesevad, siis imed seal magamistubades mitte midagi ei toimu. Lihastoonuse langus, depressioon, motivatsiooni langus ja veel kord tähelepanu hajumine. Tihti naised räägivad või naistele räägitakse, et teil läheneb siin menopaus ja nii edasi, nii edasi. Aga kui vaatame seda olmekeemia ja kehahoolduskeemia hulka, mis mõnel naisterahval on, siis mine see tea. Kildnäärmehormoonidest, ma lubasin, et räägin nendest natukene rohkem. Mismoodi siis nemad seal lähevad seda keha meil, kuidas ma nüüd ütlen, hormonaalset orkestrit häälest ära lööma. Ja need sünteetilised ained häirivad joodi imenemist, aga meil on seda joodi erinevate kildnäärmehormoonide tootmiseks hästi vaja. Just nimelt läbi selle jälle, et nad kaperdavad need retseptorid. Aga kildnäärme alatalitus näiteks võib põhjustadagi neid väsimusi ja seda kliimatunnet jäsemetes, kehakaalu tõusu, inimesed tahavad minna, ma ei tea, seal vereringet parandama, ilmselt kõik oleksid nad ka Anneli Haboneni kliendid kohe otse, on ju, just tulevad kurdavad, et juuksed hõrenevad ja nahk on kuiv, minnakse arsti juurde, arst kirjutab kildnäärme preparaate, aga tuleme tagasi selle alguse juurde, mis ma rääkisin, aga retseptorid on kaaperdatud sünteetika poolt. Kirjutatakse aina suuremaid doose ja nii edasi, nii edasi. Aga veel kord, sellest me siis räägime seal laabrist ka nagu pikemalt ja rohkem, aga lõpus mul on teile ka üks hästi hea, ma saan öelda üllatusega hea uudis, nii et jõuame lõppu, räägin. Ja kui me nüüd räägime ka sellest stressist, ehk kui me räägime sellest kortisolist, just, siin on nüüd see koht, kus ma pean jälle rääkima, et inimene on endine kala ja meie nahk on meie sensoorne organ. Me läbi naha oleme eraldatud natukene sellest väliskeskkonnast, aga ka läbi naha me väga palju suhtleme selle väliskeskkonnaga. Me hingame naha kaudu, me suhtleme, me saame infot ja nii edasi. Ja kui nahabarjäär on kahjustatud või nahk on selle sama naftaga kilekotis, kõik mäletavad alguses seda linnupilti, on ju mäletate linnupilti. Just. Meie keha lähebki sellisesse baasstressi, mitte see teadvuse stress, aga see sama instinktiivne stress. Kui panen ühe asjad siit eest ära, tahab mulle ilmselt ühte videot hakata näitama, mida ma enne tal palus. Ilmselt seepärast see video käima ei läinud. Nii et kui te mäletate seda linnupilti, siis lind oli päriselt paanikas, ta ei saanud sealt kuidagi minna, aga kui meie keha nahk on kilekotis, siis me oleme tegelikult enam-vähem sarnases selle linnu olukorraga ja meil tõuseb kroonilise stressi ja kortisoli tase. Aga see omakorda põhjustab insuliiniresistentsust, oksüdatiivset stressi, düsbioosi, kroonilisi põletiki, kõikidest nendest seisunditest võid sa lugeda minu selles värskes raamatus Supertervis supertoidust, sest toidust on see raamat ka, aga suuremas osas räägib ta just nimelt nendest insuliiniresistentsustest või oksidatiivsest stressist, düsbioosist ja veel päris mitmest seisundist, kus me võime tegelikult toiduga asju natukene parandada. Jäta meelde, selle koodiga keha 10 saad veel ka 10 euri soodsamalt, see kehtib siis kuni esmaspäevani, nii et ole nobe, telli kohe. Ja kui juba raamatutest rääkida, siis seda raamatut praegu tellida ei saa, aga Apollo raamatupoodides veel mõned on olemas, nii et mine haara ära, järgmine trükk alles tuleb augustis. Nii et proovime nüüd siis kiiresti nagu selle armeega tuttavaks saada, kes seal kõik võivad topsis olla. Ma räägin siis kõigepealt ära need üldtundud, kurjategijad, ütleme siis nii. Ja pärast ma lähen siis nende kallale, keda ma nimetasin hunt lambanahas. Sulfaadid
enam levinud asjad kannavad igasuguseid ilusaid nime, soodiumlauryl-sulfaat, SLS-id ja ALS-id ja nii edasi. Neid sa näed kindlasti seal koostiste peal tagareas pisikeses kirjas luubiga ilmselt ainult lugeda. Muide, mina ostsin endale ühe luubikese, mis mul on tõesti kogu aeg kotis kaasas. Selles mõttes, et ma näitan ka märklikus. Vot siukene vidin, aga no ei näe ju lugeda ju, issand jumal, kiri läheb aina peenemaks ja peenemaks, kui tahad koostist näha. Okei, kust kõige rohkem leiab siis neid SLS-e, aga juuksehooldustoodetes kõik šampoonid, kõik, mis meil tahavad vahustamist saada, pesukeelid, dušikeelid, vedeseebid ja nii edasi. Nad on kantserogeenid, nad on tegelikult juba tunnustatud kantserogeenid. Põhjustavad nahaäritusi, akned, ekseeme, dermatiite, psoriaase ja nii edasi, silma ja juuste kahjustused. Eile just Anneliga me rääkisime telefoni teel tütarlapsest, kes käis tema juures. Mina tõesti mingit perioodi tegin isegi Eesti Psoriaasi liiduga koostööd. Aga mis ma nagu märkasin, et üsna tihti on inimestel psoriaas tekkimas siia juuksepiirkonna juurde, kõrvade taha ja kuskile siia. Nii, mis meil sealt piirist edasi läheb? Juuksed. Nii kui vahetame need šampoonid ja asjad ära, siis väga paljudel inimestel läheb ka psoriaas nagu iseenesest üle. Aga eks me sellest, Anneli, kas me räägime sellest laagris ka psoriaasidest ja muudest seisunditest? Ikka ju räägime. Muidugi räägime. Meil on ju lahendus selle jaoks olemas, eks ju. Ja järgmine on siis parabeenid. No nendest kindlasti on ka kõik kuulnud. Üldjuhul on nad pigem nagu säilitusained, igasuguste numbrite all võivad esineda, etüülparabeenid, etüülparabeenid. Nimesid on neil palju, aga kus sa neid leiad jälle? Dekoratiivkosmeetika, juuksehooldusvooted, kreemid, deodorandid, hambapastad, dušikeelid, vedelseebid, niisked salvrätid, titadele mõeldud salvrätid. Väga palju on need ravimites sellepärast, et nad on säilitusained. Odavad, tõhusad, väga mugav kasutada tootjatel, eks ole? Just veel kord, kantserogeenid. Ja nüüd jäta meelde, vaat need parabeenid, need ongi need tüübid, kes matkivad östrogeene. Ja, need on need retseptorid ja kaaperdajad. Ja nad põhjustavad hormonaalsed häired ja suurendavad läbi selle, et nad tõstavad, ehk siis käituvad nagu ksönoestrogeenid ja tõstavadki neid erinevate kasvajate riske. Nahaäritused, fotovalanemine, millest eelmine loeng saab väga palju rääkida, ekseemid, psoriaasid kaasarvatud sinna. Glükoolid, neid siis marketeeritakse ehk turundatakse meil superniisutajate nime all, aga tegelikult nad ei toida ega ei taasta seda nahka. Nad on lihtsalt funktsionaalsed, mitte toetavad komponendid. Polüetülenglükool, butülenglükool ja nii edasi, PEG. Üldjuhul reeglina nende selliseks märksõnaks või selles lühendiks on PEG. Erinevad. Propülenglükool on kõige levinum neist. Jällegi, leiad igal pool. Kreemides, seerumites, juuksehooldustoodetes, nendes, kus on need balsamid, puhastusvahendid, desinfitseerijad. Aga teate, mille jaoks kunagi glükoolid keemiliselt leiutati või koostati või neid oli vaja? Neid oli vaja antifriisina, ehk siis see, mida me valame autosse, et ära ei külma. Nüüd saate aru, kes nad tegelikult on. Ja loomulikult nad loovad ka sellise, ma ei saa isegi öelda kileva, nad loovad teatud moodustis, et meil nagu tundub, et see nahk on nagu niisutatud. Tegelikult ei ole. Tegelikult ei ole. Pesed selle kihi maha, siis ütlevadki naised, aga ma ei saagi ilma selle kreemita olla, nii ma seda kreemi ei kasuta, nii ma tunnen, et nahk on kuiv. Ja otse loomulikult, sest ta tegelikult kuivatabki sinu naha tegelikult ära pikas perspektiivis. Aga nad lähevad meie immuunsüsteemi kallale. Nad kahjustavad närvisüsteemi ja tõstavad meie maksakulud. Miks nad seda teevad? Kuna keha ei saa aru, miks mingisugune aine teda pealtpoolt lõhub, ta arvab, et see on agressor ja läbi selle on pidevalt alarm töös ja immuunsüsteem peab sellele reageerima. Väga lihtne seletus. Ja eriti, kui me nüüd räägime sellest, et COVIDit kõik mäletate, mis kästi teha kätega? No ja mitte ainult kätega. Hullupööraselt desinfitseerida ja ma ei tea, mis vahenditega veel kokku teha.
Vähe sellest, et meil oli nii suur koormus läbi selle, et viirused tulid, neid oli seal erinevad, ma ei tea, mis katseid siin inimkonnaga läbi tehti, aga see selleks, las jääda sinna konspiroloogide mängumaale. Meie räägime täna siis nendest asjadest, mis kosmeetikatoodetesse ma ei saa öelda pakata. Las nad olla, sisaldavad, jah. Et nii ta on, et nemad siis nagu tahavad justkui nagu meie nahastruktuuri muuta sealt pealtpoolt. Keha nagu ei ole sellega päris nõus ja immuunsüsteem reageerib üle. Selline see, et kui meil immuunsüsteem on ülekoormatud, kui meil kõik need tsütokiinide formid ja igasugused muud asjad, mis meil üle reageerinud immuunsüsteemiga siis nii-öelda kaasatakse või tööle pannakse, see kõik on meie kehale koormus, tohutu koormus, imed siis närvid ei pea vastu, ehk siis nagu jõndab ka närvisüsteemi. Muide, glükoolide kõige looduslikum versioon on alankeel. Aga erinevalt siis sellest glükoolist, ta ei lähe seda naha struktuuri lõhkuma, vaid toetab mikrobiomi, niisutab, rahustab, aitab siis ka teistel ainetel tõhusamalt toimida, eks ju. Et võt siin ongi nagu see koht, et kui mina nagu selle keha hooldustoodetega hakkasin rohkem tegelema, ehk neid oli vaja, sest et kui hoolealustel sai need Gucci'd ja Versace'd need kreemid ära käest võetud, midagi oli ju vaja vastu anda. Samamoodi hästi lõhnavat ja mida veel, eks ju. Ja see ongi põhjus, miks ma tihti käin igasugustel messidel. Eelmine aasta sai käidud Pariisis, kus oli hästi kihvt mess nimega In-Cosmetics. Teinekord, kui teil ei ole mitte midagi teha, mingi vaatama. Saate ka aru, kui hullus kohas me praegu maailmas elame, sellepärast, et seal andis välja otsida konkreetselt puhtaid loodustooteid. Minu siuksed lembetüübid või need, kes nagu ütlevad asju, mida ka mina kasutan oma siis erinevates toodetes. No neid andis selle skeemi pealt otsida. Ma istusin üks õhtu spetsiaalselt, võtsin kataloogi kätte, kriipsutasin välja. Õnneks neil oli veel siuke äpp-lahendus ka, et milliseid bokse ma lähen külastama ja see oli hästi lihtne, neid oli vähe. Aga mida moodustas enamus seda messi? Esiteks China, ehk siis kogu Aasia koos oma innovatiivsusega ja kogu oma keemiaga. Ja see on crazy tegelikult, kui sa saad aru, mida kõike on tänaseks loodud, nimetatud loodustooteks, sellest me räägime loengu teises osas on ju. Aga nii see on, et me oleme sellest loodusest nagu päris kaugele ära läinud. Ma pean siin kohas rääkima ühe loo. Võib-olla Rakvere inimesed on rohkem kursis, aga kindlasti Eesti inimesed ikka tunnevad sellist nime nagu Oleg Gross. Ma mingi periood aitasin turunduslikult tal siis seda kaubamärki arendada. See oli veel too periood, kus mina olin reklaami ehk siis turukommunikatsiooni inimene. Aga sinna sellesse perioodi jäigi see aeg, kus tõesti firma kasvas, loodi uusi asju ja üks päev tuleb siis lihatsehhi juhataja räägib, et wow, meil käis too ja too firma, näitas meile imeliimi, millega saab lihakiud niimoodi kokku kleepida ja saab hästi palju sinki, vorste ja ma ei tea, mida veetud. Kolleeg vaatab talle otsa ja ma olin lihtsalt jutuajamise juures. Vaatab talle otsa ja räägib, et mis see siuke lõbuga maksab. Seletab ära, mis see kõik hind on ja mis ta nagu tootlikkus ja nii edasi. Ja siis küsib Oleg tema käest, kuule, aga mis ajast meil liha otsa sai, et me peaksime seda nüüd nagu imekombel juurde tegema. Ja vaat see nagu läks minule niivõrd hästi peale, ütleme seekord. Ma tahan ka küsida teinekord need imepäraste keemiliste, sünteetiliste ainete loojate ja toitlejate käest. Kuulge, kas teil on merevetikad otsa saanud või kas teil on ookean nendest kõigil? Milles on nagu asi? Ja ma saan aru, et neid saada, püüda, töödelda, puhastada, säilitada ja on probleem loomulikult. Aga nagu ma ütlesin, see on valikute küsimus. See on valikute küsimus. Ja nüüd ongi küsimus sellest, millisena ja kuidas oma elu näed ja kuidas elada tahad. See on ju sinu teha. Minu asi on sulle see info kohale tuua. Okei, lähme sellest kohast edasi.
nii et minul ei ole aloe merevetika keel otsa saanud ja mina seda kokku kleepima mingitest mostremitest ei hakka. Seega julgelt alati soovitan, et vali alati loodus, aga lähme edasi. Formaldehüüdid. Ütleme siis nii, neid on suures osas hakatud keelama ja sõna otseses mõttes keelama. Mõned teadlased ikkagi on suutnud ka oma selliste uuringute tulemusi, noh, kuidas ma ütlen siis südametunnistusteni viia. Aga sellegipoolest võid sa sellist koostisosa nagu urea, vaata ma joonisin ta alla. Mina leian teda ikka tohutult ja palju ja igalt poolt praktiliselt. Kehakreemid, kehaõlid, juuksehooldustooted, puhastusvahendid, desinfitseerijad, jälle absoluutselt kogu see kehahoolduskraam, kui ta oleks naturaalne, siis ta ei säiliks. Ma ei tea, miks nad ei kasuta kogusvõida, aga sellest me räägime ka. Aga tõepoolest teda on igal pool. Ma näen, ma loen ja ma ei tea, räägitakse küll, et on keelatud, võib-olla selle nimega keelati ära, toodi uus turule, öeldi, et aha, ta on nüüd uus asi ja ohutu. Muide, teate, mis veel, et mulle hästi meeldivad need ohutuse, kuidas ma nüüd ütlen, need erinevad saidid või kohad, millest ma enne mainisin ka, et toksi sisse ja näed ära. Väga paljudes kohtades on juures, et ei ole ohtlik, aga kui sa hakkad nagu täpsemalt vaatama, siis tegelikult ta on nii uus asi, et tema kohta veel uuringut puudub. Mõistate, on? Okei, hea küll. Aga tüübid on siis, formaldehüüdid on siis täpselt samamoodi kantserogeensed, väga toksilised nahale, võivad põhjustada isegi astmat, kuna nad põhjustavad ka limaskestade häritust ja muidugi jälle seesama fotovananemine, nahakutus, erinevad ekseemid ja nii edasi. Ftalaadid, jällegi teoorias ja praktikas keelatud asjad. Aga nad parandavad selle toote koostist, muudavad selle siidiseks ja mõnusaks ja nad on ka sellise aroomi parandajad. Tihti pannakse neid ka nendesse loodustoodetesse, kus näiteks on sees naturaalsed eeterlikud õlid, aga eeterlikõlisid on seal natukene vähe, aga ftalaate on seal hästi palju ja siis tundub, et oi, nii hästi lõhnab ja kubised eeterlikest õlidest tegelikult ei ole. Tegelikult on seal bisfenoolid, seal on need igasugused BPP-butüülid ja nii edasi. Nii et lähme edasi. Parfüümid, deodorandid, kreemid, igasugused päikesekaitsetooted, juuksehooldustooted, küünelakid. Mis nemad teevad? Nemad tulevadki meile seest poolt kallale. Mõistate? Kõik on nende sihikul. Maks, neerud, hingamisteed ja nendega on üks traagika. Need ei suuda keha üldse mitte kuidagi labundada ega välja viia. Vaata, nad on koostise ja aroomi parandajad, ehk siis nad on struktuursed tapmatud, ütleme siis nii, unbreakable inglise keeles, ta võib siia nende kohta öelda. Ja nad siis akumuleeruvad kehas, ehk siis kogunevad, jäävad sinna, põhjustavad hormonaalsed häired, sest et nad on vahepeal ära kaperdanud kõik hormonaalsed need samused retseptorid on ju. Ja sealt tulevadki need viljakuse langused, igasugused muud ja ftalaadid on meestele täislaks, pärsivad kogu selle testosterooni tootmise ja nemad kehas kasutamise. Parfüümid, see on nüüd minu lemmikmängu kus me siis räägime sellest, et kirjutatakse tihti, nagu fragrance, parfüümi ja nii edasi. Essential oil blend, wow, minu lemmiksõna. Oleks siis. Aga essential oil meil võib olla ükskõik mis on ju. Ma mainin teile pärast ära, et selle loodustoodete teemaga mitte ainult meil on ju, ma mõtlen Euroopat, ma on ka USA-s, tegelikult see on üle maailma probleem, just nimelt see sama regulatsioon. Essential oil võib olla ükskõik milline saast, sõna otseses mõttes, poolsünteetiline ka kaasanud. Aga ühesõnaga midagi ei ole teha, selliseid asju ikkagi pannakse. Ei ole nii palju võimalik toota puhtaid eeterlikke õlisid lihtsalt tooraine tõttu on ju. Ja ehk siis keemikud on osavad, biokeemikud eriti ja suudavad kõiki asju nagu järgi teha. Tegelikult hea mina saab kohe aru, kus on nagu õige teema ja kus mitte. Pean mainima, et kuna ma ise olen aroomiterapiaga mitte lihtsalt kui kodus, vaid lausa kodus, see ongi minu kodu, siis ma olen tähendanud, et need, kes on vaikselt tulnud ära erinevate sünteetiliste lõhnaainete kasutamise juurest
ja on hakanud kasutama siis naturaalseid eeterlikke õlisid, sõnas mõttes puhtaid eeterlikke õlisid. Nad ei suuda enam tagasi. Ei lähe enam peale. Aga mis siis teevad need parfüümid? See ongi nüüd see koht, ehk siis sünteetilised lõhnad. Meie maailmas on niimoodi, et kõik, mis lõhnab, on kõik, mis lõhnab, on hormoonilaadne. Sellepärast, et lõhnataju on meie esmane, meie baastaju, mille me oleme kaasa saanud tollest ajast, kui oli veel kalad. Ja evolutsiooniliselt on siis see esimene taju. Ja me mitte lihtsalt ei tunne, et piim on läinud hapuks või head kooki keegi teeb, vaid läbi lõhnade ja lõhnade abil toimub meil info talletamine ja hormonaalsüsteemi käivitamine. Kas te saate aru, kui tähtis on see, mida me aroomina sisse hingame ja millist infot see aroom käivitab või vastupidi ära lõpetab. Kas mingid protsessid, mingisuguste hormoonide tasemete reguleerimine ja nii edasi. Ja kuna see on info, kuna aroom on info, siis nagu sai ka räägitud eelnevalt, aga nemad ei kanna seda tõesti infot. Nemad kannavad seda infot, mis neil sees on. Kui üldse midagi on. Ja ta ei ole meie poolt, ta ei ole nagu meie mängumaad, ta ei ole nagu meie selle bioväljaga, meie bio-olemusega nagu kooskõlas. Ja seal tekivadki need kohad, et nad kahjustavad kesknärvisüsteemi, kirgnärvetalitust, mõjutavad ainevahetuse tööd, hormoonide tööd, väljutamise tööd, kogu seda reproduktiivorganite, et ühesõnaga põhimõtteliselt töövad sassi kogu meie keha süsteemid ja rütmid ja sellest kohast ma räägin tõepoolest laagris päris pikalt ja mitte ainult laagris, vaid nagu ma ütlesin, kuula lõpuni ära, siis saab ka teada. Okei, lähme edasi. Nüüd tulevad siis sellised tüübid, nad reeglina kannavad toodetest nime E320 ja E321, leiduvad ka toiduainetes. Eriti odavad, eriti tõhusad säilitusained, üksiti täpselt samamoodi on need see koostise ja aroomi parendajad, nii nagu siin eelmises slaidis ma rääkisin ftalaatidest, ma ei saa öelda, et lähedased, aga enam. Mis on nende oht, kõige suurem oht, ehk siis nad võivad esineda varjatud. Need ei pruugi isegi näiteks mõne tooraine sees olla märgitud, aga nad on seal sees, sest eriti USA-s nagu on levinud see patenteeritud kompleks on ju, või patenteeritud mingi too, aga tegelikult ta on sinna seesama võib-olla ka mõne hea loodusliku lahenduse sisse, aga tegelikult on ta sinna juba sisse pandud algselt jäetud märkimata ja just nimelt sinna selle patenteeritud valemisse nagu põimitud. Siis näiteks, või mis siis nemad teevad halba? Nemad kogunevad kehas, jällegi akumuleeruvad, põhjustavad neid samu hormonaalseid häireid, viljakuse langust ja nii edasi. Meestele jällegi samamoodi nagu need ftalaadid ohtlikud ja neid ka seostatakse oksidatiivse stressi ja rakkude enneaegse vananemise. Rakkusurmaga põhimõtteliselt. Ja kui nüüd võtta üks nendest, peaks olema ka keelatud aine, aga ma ikkagi näen seda triklosaani siin ja seal lipsab ikkagi läbi. Triklosaan on nüüd see toode või õigemini see koostisosa, mis meil nendes igasugust reklaamides, ma ei tea, 72 või 347 kuiva tunnet, eriti sportlastele mõeldud igasugustes deodorantides, aga triklosaan sõna otseses mõttes imiteerib helpnäärmehormoon, pärsides nende loomulikku tootmist ja toimet, nagu ma juba teile seletasin ära. Ta kaperdab ära, keha ei saa aru, milles asi on. Ta kas hakkab üle tootma, sellepärast et reaktsiooni ju ei ole. Infot ju see kaperdaja ei sisalda. Või hakkab töötamast, ma mõtlen meie kilt ära, sellepärast et just nagu kõike on, eks ole. Nii et need on sellised kurvad lood. Ja mineraalõlid. Esinevad siis selliste asjadega nagu vaseliin, parafiin, nende nimede all,
väga palju on neid näo- ja kehakreemides, no nad imepäraselt hoiavad ju niiskust kinni, huulepalsamites, kujutate ette, et te sööte seda ja beebiõlides ja kreemides, juuksehooldustoodetes ja ka meditsiinilistes salvides. Miks? Aga sellepärast, et panna mesilasvaha on palju keerulisem ja kallim, lihtsam on panna vaseliini, lihtsam on panna parafiini ja aga mida, vot uuringu leidsin üles, no tegelikult leidsin juba 4 aastat tagasi mineraalõlisid ehk neid samu petrooleumi, vaseliini ja parafiini peetakse justkui nagu ohututeks on ju. No nad mitte midagi ju nahale ei tee, nad on ju rafineeritud, puhastatud, kõik on nendega hästi, aga nende jääke leitakse inimeste raskues ja rinnapiimas. Ja nad ikkagi lähevad sinna ja keha ei oska nendega mitte midagi teha. Ta ei tunne neid. Ta ei saa neid laguneda. Ja siis me võime neid kusagil leida. See on hea, kui keha kapseldab nad sinna kuhugi ära. See on hea juhul. Halval juhul tulevad moodustised ja miks me räägime, et nad on paljud kantserogeenid. No nii, nüüd on siis veel üks koht, et mis on kahel pildil ühist. Kes arvab ära, mis on kahel pildil ühist? Saab auhinna. Agnes, kas ta, ma ei andnud sulle eelmise tunni auhinda üle veel, on ju? Ei andnud, okei. Aga sul on võimalus täna veel juurde saada, siis vaata, seal on neid õlisegusid on 3 tükki, saad täna teise juurde, varsti annan terve komplekti sulle. No nii, mis on kahel pildil ühist? Kirjutage palun chati aknasse. Ruttu. No kuidas ei tea? Mis on kahel pildil ühist? Silikon, õige, aitäh, Anneli, seekord mine võta riiulist endale üks enam meeldinud angeroksa õli, sa pane mikker sisse, kui tahad rääkida. Aitäh sulle, okei. Õige vastus ongi silikonid. Esinevad ka hästi erinevate nimede all. Nemad teevad tooted ilusaks ja siniseks ja paitavad nahka ja juuksed on kui kalli hoolduse järel läikivaks. No need reklaamilaused, mis ma praegu siin ette viskan teile. Ja meike nahale, mitte sinu riietele ja kõik need lubadused, mis te nendest reklaamidest olete kuulete. Aga koos teiste seltskondadega, ehk siis raudselt on ju seal sees ka parabeenid ja ftalaadid, no nii lihtsalt on, seda valemit ei saa teistmoodi koostada. Nad võivad suurendada hormonaalselt aktiivsete ühendite imendumist. Nad jälle nagu petavad naha ära ja hakkab sealt nahapinnalt minema sisse kõike, mida meil tegelikult tarvis ei ole. Nii et veel kord jällegi rääkides hormoonidest, eks ju, ma rääkisin nendest retseptoritest, ma rääkisin selle pika loo, kui palju võivad ka need sünteetilised ained imiteerida hormoone või vastupidi kaaperdada selle hormooni retseptoritest. Kui me räägime parfüümidest, siis nad tulevad oma tühja, kui on tühi ja või siis võõra või siis valeinfoga hoopis meie keha sassi lööma ja tegelikult kogu sellest loost, ma tulen jälle selle laagri juurde, me räägime siin laagris väga palju hormoonidest, aroomidest, emotsioonidest, kuidas see kõik omavahel on seotud, kui õhkõrn, kui peenikene on kogu see meie orkester, kuivõrd peenelt on ta häälestatud ja kui brutaalselt tulevad tegelikult need sünteetilised ühendused ja kõike nagu sassi lööma. Ma tean, millest ma räägin. Ma tõepoolest teen sellest valdkonnast juba päris pikalt tööd, mitte 2 aastat ja mitte 3, vaid juba põhimõtteliselt aastast 2008, kui ma ei eksi. Nii et tule kuula. Aga nagu ma ütlesin, mul on üks väike üllatus ka, et mul lõppes nüüd see kevadine 4-osaline veebikursus, hormoonid, emotsioonid ja aroomid ja esmaspäeval on selle kursuse KKK, mida ma siis kutsun kõiki kuulama, tule kuula ära. Seepärast, et sügisel tuleb see kursus veidi pikem ja eks siis saab igasuguseid soodushindasid ja mida iganes veel. Ja laagris jällegi me sellest nagu pikalt räägime. Nii et ma rääkisin teile ära need päris kurjategijad, need päris sünteetilised asjad, need päris mitte päris asjad. Aga ma tahan täna siis veel sisse tuua ka selle huntlambanahast teema ehk greenwashing ehk siis see
kogu kupatus või see kogu kampis kubiseb rohelistest bio ja öko ja natural ja ma ei tea, mis iganes sintidest, sest ma ütleks niimoodi, et see on isegi kurjem teema, sest nood on vähemalt ausad kurjategijad, aga need on varjatud kurjategijad. Ja miks ma selle teema sisse tõin? Mind siin üks päev, ma vist mainisin ka ühes postituses, et sain mõned kurjad kirjad ka ja triggerdas ära. Ma mõtlesin, äkki teen siis selle loengu parem ja räägin kõike ausalt ära nii nagu on. Asi on selles, et osad loodustooted, need biod, ökod, šmökod ja nii edasi, on looduslikud ka siis, kui neil on ainult üks nii-öelda looduslik komponent. Ja nagu ma teile rääkisin, et ma tuirasin seal Pariisis messil ringi, ma mõtlesin, mida pekki te olete teinud nagu päriselt. Te võtate lihtsalt loodusasja, te teete sellest mingi, ma ei tea, monstrum, ehk siis te töötate, te mugandate, te modifitseerite ja mis sellest lõppkokkuvõttes järgi jääb. Aga ta on ju loodusliku päritoluga, see ei ole looduslik. Nii et võt see ongi tragöödia, et see valdkond ei ole reguleeritud ja meil on igasugused muud ülereguleerimised olemas. No siin teinekord räägin jälle pikemalt, eks siis laagris jälle kindlasti saab juttu teha, et me tegelikult tulistame endale nende regulatsioonidega ühes kohas jalga. Teises kohas loomulikult oleks väga kurb, kui sa saad bakteritest ja igasugustest saasteainetest kubiseva kreemi, on ju. Aga meil puudub sisupõhine standard just nimelt selle loodusliku mõiste osas ja siin ma tean, tõesti päriselt ka ma tean, millest ma räägin. See on katastroofiline. Mõnes kohas ma lihtsalt tõstan käed ja siis ma ütlen, et ma lihtsalt neid asju ei tee. Las ta olla, ma ei suuda teie nendest reglementeeritud idiootsustest läbi närida ja teine asi, ma ei lähe leti peale võistlema mingi, ma ei hakka nimesid nimetama toodetega, kes tegelikult on sünteetilised ja siis tulen mina ja pean ennast ära tõestama, et kuulge, mul päriselt ei ole ühtegi sünteetilist ainet sees. Miks mul ei ole? Aga lihtsalt see on minu valik. Ja nagu ma ütlesin teile, et elu ongi üks suur valikute loterii allegri, millise valiku teed, sellist elu elad. Mina tegin omal ajal sellise valiku, mind see valik rahuldab, mulle valik meeldib, ma kaifin seda ja tegelikult ma näen, et inimesed kaifivad ka neid minu valikuid, mida ma neile siis juba uute valikutena pakun. Okei, las ta olla. Läheme edasi. Nii et jaa, paraku on nii, et nimi võib olla looduslik, puhas loodus, mida iganes, aga tegelikult on need koostisosad, komponendid niivõrd kõvasti töödeldud, kui ongi keemiliselt sünteesitud, sellepärast, et regulatsioon puudub ja igaüks võib öelda, et ma olen nii puhas loodus, tegelikult ei ole see mitte midagi sees. Ja jällegi, milles on probleem? Probleem ongi selles, et kuigi ta võib-olla algselt oli mingi taimne molekul või mingisugune looduslik asi on ju, aga ta modifitseeriti ära, et nüüd ta käitubki kehal nagu sünteetiline kurjategija. Ummistab poole, põhjustab neid ärevusi, kaaperdab hormooniretseptorid ja võib-olla isegi kantserogeensed toimub. Ma võtsin ühe loodustoote koostise, võitsisin ta siia ära kopeerida, õnneks oli võimalik. Ja see toode positsioneeritakse turul kui ülimalt puhas, looduslik, näo noorendava toimega niisutaja, mida iganes veel. No, ma juba teile need tüübid rääkisin ära, eks sa nüüd näed, kui palju siin seda looduslikku manti on sees. Muide, mul on selline põhimõte, kui sina ei suuda asja nime välja hääldada, olgu ta siis toiduaine, või olgu ta siis see, mis sa endale naha peale paned. Minu tootmises on põhimõte, kui süüa ei sünni, siis me nahale ei pane. Et kui sa ei suuda seda nime isegi mis hääldada, kui sa suuda lugeda, ära võta, nagu päriselt ka. Nii et mida siis kõike ühest looduslikust tootest võib leida. Aga milles on teine probleem? Aga teine probleem on ka see, et mul oli siin võimalus rääkida paari looduskosmeetika tootjaga, kes lõpetasid siin Eestis, mis iganes kursused nad olidki, pikad kursused ka olidki, mis looduskosmeetika või midagi sellist. Ja tüdruk oli
täiesti hämmingus, et aga mismoodi, et kas siis see, mida ma kasutan paksendajana oma nendes kreemides ja siis, okei, ma pean ära seletama. Asi on selles, et kui me tahame saada kreemi, milles on väga palju vett, siis me peame sinna midagi panema, et ta selle rasvase baasiga ennast seoks, sellepärast et noh, muidu ta ei ole kreem. Ja selleks kasutataksegi erinevad emulgaatorid, stabilisaatorid, ja nii edasi, ja nii edasi. Okei, ühesõnaga, on olemas looduslikud variandid, on olemas mitte väga looduslikud. Ja tüdruk oligi hämmingus, ütles, et aga kuidas siis nii, et aga meile öeldi, et see on ju looduslik. Ma ütlesin, jaa, kunagi ammu ta, ma ei tea, 3 etappi tagasi oli ta veel looduslik, aga näete, modifitseeriti ära, ta nüüd on sünteetika. Aga miks nad siis meile seda ei räägi? Aga ma ei tea, miks nad teile seda ei räägi. Mine täpselt samamoodi nagu mina, võta õpikud kätte, võta biokeemia õpik, mine messidele, mine kuula, mine, ma ei tea, tiri sellest kuue sellest reväärist ja mine küsi ja mine proovi see algne info sealt kätte saada, kui sa viitsid. Kui sa ei viitsi, siis ära tee seda. Nii et ühesõnaga jah, et palju sellised mikrotootjad, nad ei pruugigi teada, et nad natukene valetavad, sellepärast nad on ise juba korra nagu ette saanud. Ütleme siis nii, teadmatusest teevad siis seda ja käivad need väited välja, et on looduslik. Mida teha? Tule laagrisse, nagu päriselt. Tule laagrisse, me näitame sulle ära, kuidas loodus töötab. Ja kui sina laagrisse tulla ei saa, siis tule vähemalt 9 lassupäevaks, siis sa saad aru, mis tähendab olla mitte naftakilekotis, vaid ehedas, normaalses, õiges selles soolavees, sest et inimene on endine kala ja ta naudib selliseid asju, mida me siis pakume. Kindlasti kirjuta mulle, sest kohad on viimased. Aga kõige tähtsam osa, meil kuni 15. augustini veel kestab see nooruslik näonahk väljakutse ja ma võin täna päriselt ka mingi hetk, kui naised lubavad, siis ma hakkan neid postitusi ka avalikumalt rohkem reklaamima või siis välja panema. Mida kõike on naised juba kogenud? Nad kasutavad küll minu loodud tooteid ja loomulikult see on selle väljakutse idee, aga paari nädalaga on erinevad muutused. Paari nädalaga on leidnud, et isegi tuju on läinud paremaks, sellepärast et ei ole mitte ühtegi sünteetikat seal sees. Kohe üldse mitte ühtegi. Ja on olemas tooted, kuhu säilitusaineid ei ole mõtet isegi panna, ta on ise säilitusaine. Ma räägin praegu surnu meresoola mudast. Lihtsalt ei ole vaja. Ja on osad asjad, mis ise on selles mõttes head säilitusained, nagu näiteks kakao või näiteks šokolaad. Nad pakatavad antioksidantidest, milleks sinna panna säilitusained sisse. Kui me tahame struktuuri kätte saada, et ta oleks niisugune mõnus ja läheks ilusasti näha peale, oleks siidine, ei ole vaja sinna panna ftalaate igasuguseid muid asju. On vaja teada biokeemiat ja olla taimetark, seepärast, et kui sa paned kokku, ma ei tea, 6, 7, 8 erinevat, selles Santanis on mul 14 erinevat taimset tüli, me saame selle struktuuri kätte, nikerdamine, aga asja nimel. Okei, lähme edasi. Nii et see lõpuosa on siis järgmine. Meil sügisel algavad uued kursused selles mõttes, et me vahepeal ka nikerdasime ühe akadeemia, ehk siis loodusterapiate akadeemia, siin üks akadeemik istub naerapanneli avaneb ja eks me siis üsna lähimal ajal paneme sisse või paneme välja siis need uued kursused, mis tulevad. Üheks minu jaoks kõige põnevamaks asi, millega ma tulen tõesti esmakordselt välja ja tuleb ka aromiteraapia ja tuleb aromipsühholoogia ja tuleb igast asjad. Aga tuleb integratiivne loodusteraapia. Päriselt ka minu käest on seda palju küsitud, minu käest on palju seda palutud, ma olen teinud lõõgastusteraapiat, ma olen ühte koma teist siit niimoodi lugenud, aga nüüd ma otsustasin, et jaa, ma panen selle kursuse õigemini, ta ongi juba mul enam-vähem koostatud, on ka külalisakadeemikud, kes tulevad sinna juurde rääkima ja seletama asju nii, et sügisel algavad need kursused, aga mis üks kursus tuleb kindlasti, ongi see sama harmoonid, emotsioonid ja aroomid. Tuleb õppi oma keha tundma ja keha on sulle kindlasti tänulik. Koostöös, meil on ju akadeemial see slogan, headusega ajab rohkem nodi kokku. Ja
et headusega saab kehaga tõesti palju paremini hakkama ja uskuge mind, see elu on palju ilusam. Nii et jälgi praktilise aromiteraapia taimetarkuse grupi Facebookis, vaata Piilo aeg-ajalt sinna kehatuba.eu, sest kogu see meie loodusteraapiate akadeemia leiab seal oma asukoha nagu ka Aromi akadeemia. Nii et ja õige, 3 küsimust ka loomulikult. Ja 3 küsimust ka ja siis me võime tänase päeva ilusasti ka lõpu panna ja laiali minna. No nii, Agnes, sinu küsimus. Saad kohe auhinna, laksti saad kohe auhinna. Aga loomulikult ka olge teised aktiivsed, küsige, kindlasti oli see info võib-olla mõnele juba kuuldud, mõnele tuttav, aga jah, see probleem nende loodusasjadega paraku nii on. No nii, ootan küsimusi. Anneli Habanen võib ka küsida, et A-tähega tüdrukud peavad kõik oma küsimused. Ma pean selle ette lugema. Pille, vot nüüd ma jälle ei tea, kes Pille sa oled, mulle näitab perekonnanimesid, aga Pille, ole hea, juba kirjuta mulle kohe, sa kohe saad auhinna, päriselt ka, aga ma loen sulle nüüd kõva häälega ette. Et see ei ole küsimus, soovin kiita Riina tooteid, loomulikult ma pean selle ette lugema. Tema toodetega olen saanud aidata oma hormonaalset taset nii, et mul tulid päevad tagasi ning on täiesti regulaarseks muutunud. Vaatan hoolega, mida suu ja enda peale määrin, olen väga tänulik sulle, Riina. Mina olen Pille sulle tänulik, ma tean, kes Pille sa oled. Aitäh sulle ja ikkagi kirjuta mulle, et ma unustaks sulle auhinda. Aitäh. Nii unustad. Ma pean print screeni kohe sellest tegema. Okei. Mille alla kuulub lanoliin? Pigem sünteetika alla, ütleks nii. Läheb liiga pikaks seletuseks, aga mina olen paar korda teda proovinud kasutada toodetes veel hästi ammu, loobun sellest ja lõpuks ka selle purgi minema viisin. No on palju paremaid teisi asju. On palju paremaid teisi. Looduses on nii palju suurepäraseid asju, et no milleks nikerdada ja leiutada neid sünteetilisi lahendusi. Ja ma saan aru, teeb odavamaks ja ma saan aru, teeb ma ei tea mida veel, aga no lõppkokkuvõttes need kahjud on ju palju suuremad. Jällegi see sama kohtu valikute küsimus. Nii Anneli sai ka auhinna, Pille sai auhinna, Agnes, sinu auhinna. Aga tee nii, viimane küsimus, et kes veel soovib küsida, siis teeme ära ja lähme laiali. Aga siis ei ole küsimusi. Ikka tuli, okei, Anne küsib. Kas õlid, mida pakuvad firmad inimestele, kes soovivad kosmeetikatooteid teha, sisaldavad neid lisaineid? Ma ei tea. Vaat siin tegelikult ma kerin korraks selle slaidi tagasi. Kus ma selle iganes panin? Ja, vaat see sama koht, et minul on väga kontrollitud tarnija. Selles mõttes, et kui siin Inglismaa oleks firma kinni läks, ma olin sõnas mõttes niivõrd õnnetu, et ma ei saa enam nende toorainet, mis oli aastate eest. Ja siis ma hakkasingi mööda messe ja mööda igasuguseid kohti käima, kus võimalik neid leida. Siis ma ütleks nii, head toorainet on väga vähe. Ja see on ka koht, kui mingi asi on minu silmis või siis toodetes enda ära tõestanud, ma väga harva vahetan tarnijat. Ma ei oska sulle tõesti öelda. Sai ka mainitud, et võib-olla mingi asi on juba sinna õli või mingisuguse tooraine säilituskompleksi sisse pandud. Praegune maailm on täpselt selline, et pidev auto, need kassipoed kotis või kuidas seda nimetatakse. Nii et siin ma jään sulle vastuse võlgu. Aga ütleme siis nii, ma pigem vaatan alati, kui kaua on see firma olnud turul, kui kaua, kes on tema klientuur
kellele ta siis näiteks müüb veel parem, kui ma saan ja tavaliselt ma üritan koha peal käia, minu üks kuidas ma siis nüüd ütlen, üks turismiliik, mida ma harrastan, ongi mööda tootjaid käia ja, ja eriti mulle meeldivad näiteks Itaalia firmad, sest seal nende tootmised on, ma ei tea, seal vanaisade asutatud ja nad lasevad täpselt sama tehnoloogia järgi edasi. Et nii on, see on nagu miniväli, aga ma olen ka väga palju asju minema visanud näiteks või noh, ma ei tea, siin kuhugi mööblihooldusesse ära on õlidest, ma mõtlen, aga nii, et paraku ma ei oska selle kohta hinnangut anda. Tuleb otsida. Kakao või? Vot, see on väga hea küsimus. Muidugi võib kakao või sisse panna aromatisaatoreid, stabilisaatoreid ja nii edasi. Aga selle näeb kohe ära, näiteks mina ei osta mitte kunagi sulatatud kakao võid, no vahest müüakse seda nööbikestes või ma ei tea, mingites muudes asjades. Ma tean, milline näeb välja naturaalne kakao või proovi sa sealt tüki küljest ära saada, võimatu, et selle jaoks ongi spetsiaalne väike kirvekese moodi asjandus minul näiteks laboris olemas. Et kõike võib järgi teha, uskuge mind, absoluutselt kõike võib järgi teha, eriti kui tõesti käid seal kaasa ja nendel messidel, sul silmad lihtsalt pärani peas, mitte sellest, et vau, mida kõike on, aga mine pekki, mida kõike on tehtud. Et jäljendada saab kõike. Okei, aga paneme selle kurva noodi peal, teeme siis lõbusamad noodid, nii et ühesõnaga ootan laagrisse, ootan akadeemiasse ja suur tänu teile, et tulite kuulama ja kohtumiseni siis väljakutses. Ja, kes veel ei ole väljakutses, viskan kinda, otsin kohe mõne ja kas või vasta ekraani. Aga suur tänu ja tšau ka järgmiste kohtumisteni.